Ja Jeesus on issand. Võtame istet. Ma usun, et paljud on oma mõtetega juba pidustustes ja võib-olla ootavad seda vaba päeva ja mida kõike sellega kaasneb. Aga Jeesus Kristus toimetab, on siin meie keskel praegu sinu südame ligi ja koputab. Need mõtted, mida ma tahan jagada, on priidulikud. Aga me kõik inimesed oleme erinevad ja igaüks on oma karakteri ja oma kiiksuiga ja oma moodi. Aga miks me oleme erinevad? Ühepaja toit maitseb meile kõigile. Aga võtta sealt üks asi ära, siis ta ei ole see. Kõik peab sees olema ja siis ta on hästi söödav. Pealkiri, mis ma olen tahtnud täna jagada, on kohtumine Jeesusega. Aga eesti keel on mõnes mõttes huvitav. Kuidas kõlaks kohtamine Jeesusega? Täiesti erinevad sõnad ja täiesti erinev lähenemine. Aga ma usun, et me igaüks tahaksime kohtuda Jeesusega. Kui sa oled usklik inimene, siis sa tahaksid seda kohtumist. Sa tahaksid seda aega, kus te oleksite kahekesti. Aga mõni teine inimene vajab kohtumist. Ja see, et see on väga inimlik, me näeme seda söögikohtades. Söögikohad on õhtustel aegadel üldiselt täis. Inimestele meeldib kellegiga kokku saada. Nad ootavad seda nädala lõppu, millal on see kokku lepitud aeg kellegiga kokku saada. Kuidas see läheb ja kui põnev see on ja kui tore inimene tuleb ja mis kõik see kaasa võib tuua. Ja mõni teeb seda mehaaniliselt, kohtub ühega, kohtub teisega ja tagajärjeks on teinekord purunenud perekonnad. Aga kohtumine Jeesusega, kuidas kõlaks täna? Need kohtumised alati ei ole meie tingimustel ja meie soovide järgi. Kohtumised ei toimu alati siis, kui meie valmis oleme ja meie seda tahame. Ja ma loen sellepärast Luuka evangeeliumi 23. peatükist 39-43 salmid. Ja siin on kirjas nii. Aga üks ristil rippuvast kurjategijast teotas Jeesust. Eks sa ole Messias. Päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda. Karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Väga omapärane lugu. Reedel on meie kodune rutiin selline, et ma võtan lapselapsed kaasa linnast, viin Kohilasse ja neil algab Juhei laulukontsert igal õhtul, reede õhtul kell 5 kuni kell 6. Ja et ma pean nad pärast ka tagasi viima, siis mul tekib üks tund aega ja viimane reede, nii nagu paljud eelmised reeded, ma lihtsalt kõndisin Kohilast Agerisse. Soovitan teil ka. Marsruut võib olla teine. Aga kui sa hüüad Jumala poole ja tahad Jumalaga rääkida, ja sa tunned seda ja koged seda oma südames, et see maa ja taeva looja peatub ja ta kuulab sind. Ja ta on sinu juures ja tal ei ole kiire. Ja sa oled talle oluline ja ta armastab sind.
siis lihtsalt ei ole võimalik kuiva silmaga olla sellel kohtumisel. See on nii südant puudutav ja liigutav. Ja mulle meeldib niimoodi Jumalat otsida. Ja siis tuli see lugu. See lugu räägib 2 mehest. Nad kumbki ei otsinud Jumalat. Nad kumbki ei vajanud Jumalat oma arvates. Aga nende elu jõudis sellisesse olukorda, kus nad olid kolmekesti risti löödud koos Jumala pojaga. Ja neile kummalegi anti viimane võimalus. See esimene mees, kes oli väga kõrk ja isekas, nii nagu me kõik oleme kunagi olnud. Paukus, vingus, hädaldas. Ja tema on üks 2 inimtüübist, kellega me koos elame siin maa peal. Tee mulle kõigepealt head ja siis ma vaatan, kas see sobib mulle. Paranda kõigepealt minu mured, minu haavad, minu vajadused ja siis ma vaatan, siis ma mõtlen, kas see sobib mulle. Päästa mind vaevadest ja murest ja valust, tee mind terveks. Ilmutuse raamatu 3. peatükis ütleb ingel ühele kogudusele, et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudust millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti, siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valged rõivad, et end nendega riietada. Meie ise mõtleme endast väga palju ja see maailm meie ümber ahvatleb meid ja teeb tõsiseid pingutusi, et me vaataksime nendele asjadele, mis on silmaga nähtavad. Aga vaadake, kui te piiblit loete, siis te näete, et piibel on väga heas grammatikas ja eesti keeles ja sõnakasutus, komad, punktid, kõik on äärmiselt pedantselt pandud kirja. Ja kui siin öeldakse selles lause ehituses sedasi ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti, siis see on väga ebaharilik lause eesti keeles. Kahjuks see räägib, et meie kõrval on väga palju neid, kes on pilkajad, kes on Jumala poja, ikka ja jälle on nõus risti lööma ja mitte mingil tingimusel ei tule temale lähemale. Nad ei otsi Jumalat kahjuks. Pöörame oma pilgud teisele mehele, kes sama karistuse all oli. Ta oli õiguse otsija ja oli valmis alandama oma südant. Ta ei õigustanud ennast. Ta teadis, et ta on kaotanud. Tal oli selg vastu seina ja ta sai aru, et tema võimalus on nüüd. Need kumbki enne seda karistuse täide saamist või täide viimist ei arvestanud sellise võimalusega, et nad saavad viimase võimaluse. Kuni sinnamaani nad käisid ühte teed, ühte rada ja siis üks läks vasakule ja teine läks paremale. Kumb oled sina?
kumb nendest meestest kirjeldab paremini sinu mõtteid ja sinu hoiakuid, sinu positsiooni. Kui me loeme piiblist ja näeme apostel Paulus, kui ilusaid kirju ja häid mõtteid ta kirjutas, siis võib-olla sa oled mõelnud ja tähele pannud, et tegelikult ta oli ka mees, kes ei otsinud Jumalat. Ta arvas, et ta juba on Jumalaga. Aga kui ta Jumalaga kohtus, alles siis läksid ta silmad lahti. Alles siis ta mõistis, et ta on täiesti mööda pannud. Ma pean siia ka rääkima enda loo juurde. Mõned on mingis versioonis seda kuulnud. Andke andeks. Hiobi raamat räägib sellest, et Jumal kutsub ja annab igale inimesele 2-3 korda kutse tulla tema juurde. Vähemalt 2-3 korda. Ja kuna ma elasin kristlikus kodus ja peres, siis ma tean seda, et mind kutsuti väga mitu korda. Ma ei oska neid kutseid täpselt kokku lugeda, aga kui ma meenutan, siis üle 3 kindlasti. Ja ma mäletan seda päeva, kui ma olin siin kirikus Efata õhtul. Ja see koosolek sai läbi laupäeva õhtul. Ja ma mõtlesin, et ma lähen koju, et kõik on ilus, kõik oli hea. Ma olin siia kirikusse tulnud, mulle meeldis. Ja tõmbasin jaanuarikuuses jope lukku kinni, mõtlesin, et ma nüüd lähen. Ja üks hääl, üks sisemine hääl kõnetas mind eesti keeles ja küsis mu käest, kas sa, Priit, teed seda täna või mitte kunagi. Ma ei olnud valmis selliseks kõnetuseks. Ma ei tulnud sellepärast siia kirikusse. Aga ma sain aru, et ma ise ei mõelnud seda lauset. Ma ise ei küsinud endalt seda küsimust. Ma ise ei tulnud selle peale. Aga keegi, kes teadis minust rohkem, küsis, kas sa teed seda täna või mitte kunagi. Ja ma ei olnud valmis. Aga mind hirmutas selle lause lõpp või mitte kunagi. Sest ühel hetkel on limiit. Ühel hetkel rohkem ei saa. Ja siis ma mõtlesin, et isegi kui ma valmis ei ole, ma alandan oma südant ja annan oma elu Jumalale. Maksab, mis see maksab. Ma ei teadnud päris täpselt, mida ma pean tegema, aga ma vähemalt teadsin, et ma pean siia altari ruumi jõudma ja ma tulin sealt vahekäigust ja ma ikkagi ei teadnud, mis ma pean tegema. Ja ma ei osanud ka küsida ja keegi ei olnud õpetanud. Aga keegi peab olema esimene. Ja see, mida ma teha oskasin, oli see, et seal pastorite pingi juures seisis üks mees ülikonnas. Ma olin teda ennem siin näinud kõnelemas. Ma arvasin, et ta on püha mees ja tema ajab minu asjad korda. Aga mul ei olnud jõudu midagi talle öelda, vaid ma lihtsalt võtsin ta oma käest kinni ja lihtsalt tõmbasin teda sinna altari kaare peale, et põlvitada. Tänu Jumalale, et see oli tark mees. Ta teadis. Kohtumine Jumalaga ei ole lihtne. See on kardinaalne, et kui sa kohtud Jumalaga, siis mõnes mõttes on elu ja surma küsimus. Ja sul on aega ainult loetud minutid, mõnikord sekundid. Ja siis ei ole aega enam mõelda, kuidas stiilselt välja näha või kas soeng on ilus või kas ma teen nüüd nii või naa. Et siis sa lihtsalt teed, sest sa tead, et nii on õige teha. Ja nii kui ma põlved sinna altarile panin, ma ei olnud 17-aastaselt veel kedagi tapnud ega ühtegi panka röövinud, suitsu teinud ega alkoholi joonud.
Aga ma tundsin ennast nii patusena. Ja see väljendus selles, et mul hakkasid pisarad jooksma. Ja siis see vanem vend küsis, kas oskad oma elu anda Jumalale, oskad sa paluda? Ja siis ma palusin nii hästi, kui ma oskan. See võis olla minu esimene kõva häälega palutud palve. Ja teate, kui ma tõusin ülesse, siis kõik need Lasnamäe paneelmajade paneelid minu selja pealt olid ära võetud. Kerge oli elada, hea oli elada, surmahirm oli kadunud. Mind ootas ees Nõukogude armee ja isegi see ei kohutanud enam. Ja ma teadsin, et Jumal oli minu vastu võtnud ja oli kõik andeks andnud. Vot see röövel seal risti peal koges midagi samamoodi, kui ta ütles Jeesusele: Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Sõbrad, Eestimaal on inimesi, kes ei tunne Jeesuse nime. Ja ma väidan, et see röövel ka ei tundnud Jeesuse nime. Aga kust ta teadis? Pöörduda isiklikult tema poole. Aga väga lihtsalt. Tema risti peale, nagu Matteuse 27:37 oli kirjutanud, ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga. See on Jeesus, juutide kuningas. Eestimaal Jeesuse nimi on veel paljudele võõras. Aga ma usun, et kui sa kohtud Jeesusega, kui sul on üks väga lähedane ja armastust täis kohtumine, siis su süda läheb põlema. Sellepärast, et sa koged seda, et Jumala poeg, Jeesus Kristus, armastab just sind sellisena, nagu sa oled. Keegi meist ei jää peitu. Ühel hetkel me oleme kõik Jumala poolt loetavad. Johannes 1. Johannese 1. peatükis ja 9. salmis on öeldud: aga kui meie oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige ja ta puhastab meid kõigest ülekohtust. Aga kui me tunnistame, aga kui me ei tunnista, siis see salm ei kehti. Aga kui me tunnistame, siis see on Jumala sõna ja see kehtib ja see puhastab meid kõigest ülekohtust ja ta annab meile andeks. Ma usun, et sa saad aru, et Jumala pojal on meelevald anda patte andeks. Ja nüüd see teine osa või kolmas osa. Kui me kohtume oma päästjaga, kui me kohtume Jumala pojaga, siis meie süda muutub. Ja nüüd kujuta ette, sa istud Jumala pojaga ühe laua taga. Sina ja tema. Ja te vaatate üksteist ja sa vaatad tema silmadesse. Ilmutuse 1:14 ütleb: ning tema silmad on nagu tuleleek. Ja see tuleleek ei ole selle jaoks, et sind hävitada, vaid see on Juuda lõvi, kes sinusugust tallekest tahab välja päästa sellest lõksust, kuhu sa oled sattunud. Tal on nii palju jõudu, et halastusega vaadata sinu peale ja sinu peale vaadates sa koged seda, et sa võid tema peale loota, sest ta on tugev. Ta on Juuda lõvi. Tema käsi ei anna järgi. Tema sees on väge, otsustuskindlust. Ta teab, mida sa mõtled.
ta silmad sulatavad su südame ja sa armud temasse ja see muudab su elu. Kui sa oled oma silmad allapoole lasknud ja sinu süda on armunud, siis tahad oma käega teda puudutada ja oma käe tema peale panna. Ja sa tunned oma käe all neid sügavaid armisid. Nagu Jesaja 49:16 on öeldud, vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse. Kui sa koged seda, et sinu vastas istub inimene, kes on sinu eest kõik teinud, kõik andnud, kõik loovutanud, see valu on tema kätes veel ja ta ikka veel armastab sind ja ta ikka vaatab sulle silma sisse. Ta ikka lohutab sind, ta tõstab sinu ülesse, kes sa ei ole kannatanud, aga tema on kannatanud, aga tema tõstab sinu üles. Ta tahab sind lohutada, ta tahab sulle jõudu anda, ta tahab sulle öelda, et kõik on võimalik, ära anna alla. Taavet palus ka Jumala käest, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Laul 51:12. Sa ei taha selles kohtumisel olla musta südamega, mitte sekunditki. Sest sa tunned, et sinu vastas istub see, kes on elav, kes oli surnud, aga ta elab, keda on hävitatud ja kes on üles tõusnud, kes on Jumala ainusündinud poeg, kes elab ja mitte kunagi ei sure. Ja tema ütleb oma viimase sõna meie kõigi kohta. Jeesus Kristus, Jumala ainusündinud poeg, tema, kes Golgatal suri minu pattude pärast ja sinu pattude pärast. Me peame teda rohkem austama, me peame teda rohkem kummardama, me peame teda rohkem oma ellu saama, aga me ei saa seda enne, kui meie südamed ei sütti põlema. Alles siis, kui meie süda põleb, me võime teisi süüdata. Minu palve on, et sellel kohtumisel, kui sina lähed Jumalaga kohtuma, et te vaataksite üksteisele silma ja sa ütleksid, mis su südames sügaval sees on, mida sa tegelikult vajad, mida sa igatsed. Võta see kate ära ole tagasihoidlik, vaid ütle, Jumal niikuinii teab. Aga kui sa ütled selle välja, siis midagi sinu sees hakkab muutuma. Jumal läheneb sulle, kui sina teed esimese sammu. Jumal teeb need ülejäänud 99 sammu. Ta kallistab sind. Ta peab sind oma silmateraks, oma armsaks õeks ja vennaks. Ja ta lubab sul olla heaks vennaks ja ta kaitseb sind kõige üle kohtu eest. Ta armastab sind ka 21. sajandil, külmas pakases ja suvekuumusel. Ja ta on täna siin, sinu lähedal, sinu juures. Ja ta lihtsalt kutsub ja ütleb, sind mitte milleski süüdistamas. Ta ei süüdista sind mitte milleski. Lähme koos edasi. Tule minu ligi, siis mina tulen sinu ligi. Ja sa ei ole enam endine. Kui sa tahad välja astuda sellest vurrist, mille sees sa oled kogu aeg olnud ja sa oled seda teinud ja sa ei ole suutnud, siis täna, kui sa kohtud temaga, siis midagi sinu elus muutub. Tema on Jumal, kes teab sinu vajadusi ja sinu muresid, kes oskab sinu südant lugeda. Ta on sinu looja. Kui sa oled valmis. Aamen. Tõuseme. Maa ja taeva looja Jumal, me täname, et sinu püha vaim on praegu siin. Sa kõnetad inimesi ühel ja teisel viisil ja see kõnetus on arusaadav ja see on mõistlik ja igaüks kuuleb seda oma emakeeles.
Jumal, ma tänan sind, et sa oled suur ja võimas Jumal. Ja tänu sinule see maailm püsib ja tänu sinule meie elame. Ja sa oled meid kandnud siit saadik. Ja see näitab, et sul on üks mõte, üks tee, üks projekt, üks viis, üks tahtmine, üks siht, üks eesmärk meie kõikide jaoks, mida me peame täitma. Issand, me tahame täna sinu palge ees oma südamed alandada ja tõsta silmad sinu poole ja hüüda, Jumal, aita meid. Kui me ise hakkama ei saa, tule sina appi ja aita meid. Kisu meid välja kurja käest. Anna meile jõudu vastu hakata pimedusele. Tõsta silmad ülesse ja kust meile tuleb pääste ja öelda, loo Jumal meile uus süda, et me saaksime mõelda nii, nagu sina meile räägid. Ja me tahame sinuga kohtamas käia regulaarselt, et sa täidaksid meie südamed oma väega, oma läheduse, oma armastusega. Halleluuja, issand, mõnistan isasid ja emasid, kellel on kodus pingeid oma vahel. Ja lapsed näevad seda ja lapsed kuulevad seda, issand, vabasta. Anna leppimist, anna kokkusulamist, anna alandlikke südameid. Aita meil laskuda põlvile, öelda, et Jumal, me ei saa sinu ees nii elada. Issand, õnnistame isasid ja emasid ja vanaemasid ja vanaisid, kes oma järgneva põlvega läbi ei saa. Palume nad sinu kätte ja õnnistame neid. Ja issand, me paneme maha kurjuse, me paneme maha igasuguse vihkamise, igasugused eelarvamused, igasugused võltssüüdistused. Me paneme maha ja me tõstame oma silmad sinu poole, sest sina, Jumal, oled suurem kõik need mured ja koormad. Jumal, me toome sinu juurde ja sinu ette oma haigused ja valud, hingevalud ja füüsilised valud. Ja me palume, et sa parandaksid, paneksid oma palsamit meie südamete peale ja tervendaksid meid, sest me väga vajame seda. Isegi kui me ei julge seda sulle tunnistada, me tegelikult vajame seda. Issand, ja kui täna keegi tahab oma elu anda sinule, aga ta ei tea, kuidas seda teha, lihtsalt anna talle julgust kogeda seda, et ta tuleks siia ette ja põlvitaks siia altarile ja Jumal, sina teed kõik ülejäänu. Issand, õhtul on evangeelne õhtu, siis me palume, et kõik, kes vajavad sind, võiksid sinuga kohtuda ja nende elud võiksid muutuda. Et see maakera, mille peal me elame, mis on täis kurjust, saaks kergemaks, et seda kurjust jääks vähemaks ja headust rohkemaks. Issand, ma õnnistan igat ühte, kes siin praegu kuulab ja ma palun, et need kohtumised ja kohtamised meil tulevastel nädalatel ja päevadel tõstaksid meie südant ülesse ja meie aradud südamed võiksid saada julgeks Jeesuse Kristuse Natsareetlase nimel. Aamen. Palun istuge.